Tere kõigile, ma loodan, et ma olen kenasti kostaga. Ja. Tehnika jäi natuke pooleli. Ma olen tehnika poole pealt selle teinud, ma ei tea, kas teil näha on, väga tore. Nii. Jah, meil jäi selline jutt algselt, et minu ülesanne oleks siin esinedes rääkida just nagu kogukondlikkuse arengust Eestis ja ka kogukondade võimekusest iseendale selliseid vajalikke teenuseid korraldada ja ka mingil määral vaadata võib-olla tulevikku pisut, et siis osutada, milles kogukonnad võiksid olla nagu ka tuleviku kriisides kindlad ja milles mitte või tuleviku kriiside kindlad. Aga kui ma nüüd seda esinemist ette valmistasin, siis ma sain aru, et võib-olla on olulisem selles kontekstis, kus tegelikult kõik räägivad juba sellest, mis siis on need erinevad teenused ja kuidas neid tagada. Et võib-olla on olulisem selgitada, mis on need tingimused, kus kogukonnad sellise rolli üldse võiksid ja saaksid ka võtta. Ja selleks peab alustama tagasivaatest kogukonna saatusele 20. sajandi väga põgusalt. 20. sajandi alguse Eestis oli kogukond sageli pigem niisugune tagurlikkuse tähis, mida arvati pärssivat indiviidi vabadusi ja ka võimet edeneda, me pruugib ainult mõelda libapundi Tiinale. Ja nüüd Nõukogude Liidu varisesid ka mitmed selleaegsed sellised ühist elu korraldavad nähtused ja mõisted nagu kommuunid, kuigi aktiivid, ühiselu, ühiskondlikult kasulik ja muu selline. Ja nüüd 90ndate tärkavas individualistides koosnevas kapitalismis algas kogukonna uuenemise asemel hoopis ühiskonna kiire killustumine. Ja selles kontekstis, ma vaatan, kas meil see slaidiprogramm liigub ka. Nii. Minu poolt liikus, ma loodan, et teie poolt ka. Selles kontekstis oli siis lisaks sellisele tohutule üldisele muutuste lainele, nagu siis poliitilisele ja majanduslikule restruktureerimisele, ka väga konkreetne inimestesse puutuv kogemus sellest, et töökohad ja töövõimalused kadusid kodupaikades, väga kiire kihistumine leidis aset seda mööda, kuidas siis osad leidsid uusi võimalusi ja teistel kadusid viimasedki käest. Ja neid protsesse saatis niisugune süüdistav ja põlastav retoorika avalikul areenil, et need, kes on hätta jäänud, on oma olukorras kuidagi pidi ise süüdi. Ja niisugune retooriline piik ei tabanud ainult siis üksikisikuid, aga tegelikult terveid piirkondi, terveid majanduse valdkondi ja nendes töötavaid inimesi, näiteks maapiirkondi ja põllumajanduses töötanud inimesi eriti. Ja seda võib nimetada niisuguseks sümboolseks ilmajätuks, kui nüüd põllumajandus varem oli väga tähendusrikas, sümboolselt oluline valdkond ja maaelu, siis korraga jäi see piirkond, see eluvaldkond jäi nagu niisugusest väärtusest ilma. Ja ehkki kogu põllumajandussektor raputati muutuste käigus kõige põhjalikumalt läbi, ei kirjeldanud tollane ei ajakirjandus ega majanduspoliitiline arutelu niisuguste struktuursete muutuste keskset rolli osade inimeste ja piirkondade ja elualade rataste vahele jäämises. Asemel iseloomustati seda muutustest laastatud maad ja selle elanikke kui niisugusi kolhoosimentaliteedi kandjaid. Ja niisuguses keskkonnas, niisuguses põlguse atmosfääris hävis ka võimalus luua uued viisid üksteise toetamiseks. Kõige kergem näide võib-olla ühistute kadumine ja nende ühistute abita kuhtus siis ka võimalus väiketalude eduks, mida 90ndatel ju väga eeldati toimuvat. Ja aja jooksul nüüd need inimesed, kes on ilma jäänud nii majanduslikust kindlustundest kui ka niisugusest sümboolsest staatusest, mis nõukogude aegsel põllumajandusel oli, nad on avastanud, et neid ei toeta ka enam toimivad ja võimalusi loovad niisugused sotsiaalsed võrgustikud ega suhted. Paljusid tabas kahtlemata majanduslik ilmajätt, senise töökoha kaotus, eks ole, kui töökohad kadusid ja väga kiiresti maapiirkondades, ja ka uute töövõimaluste puudumine kodupiirkonnas. See majanduslik ilmajätt, see on tulnud koos sotsiaalse niisuguse ühtsuse lagunemisega. Ühine töö, sarnased mured, kõik selline on korraga kadunud ja inimeste sotsiaalmajanduslikud positsioonid on sedavõrd erinevad, et nad ei tunne, et nad saaksid osaleda võrdsetes vastastikustes suhetes. Ja niisugused vastastikused suhted on tegelikult kogukonna alus.
Kui inimesed ei tunne, et nad saavad osaleda vastastikku võrdsetes vahetustes, suhtluses, siis nad tõmbuvad sageli nendest suhetest eemale. Ja sellistes oludes tundub turvalisem just nimelt niisugune eemale tõmbumine, mitte siis koos probleemide lahendamine. Ja ma tahan teie tähelepanu tõmmata siin pildil olevale ühele väikesele detailile, kui te näete selle tagajärje, sinise tagajärje sõna ja kollase mulli vahel on niisugune peenikene pruun ribakene. Ja see peenikene pruun ribakene on siis väike liivarida, mis jookseb üle jäätunud tee maja uksest vallini, mis viib siis omakorda poeni. Ja see on ühe trepikoja, ühe elaniku üksik lahendus libeduse probleemile. Et selle asemel, et tulla kokku ja ühiselt teid liivatada, suudeti ainult sellisel isiklikul moel nii-öelda siis iseendale seda teenust pakkuda, ülejäänud Pühtaku elanikud said sellest ka natuke osa, aga ülejäänud majaelanikud mitte. Ja mina olen sellist olukorda hakanud siis kutsuma sotsiaalseks ilmajätuks, mis on kohati olulisemgi kui majanduslik ilmajätt. Ja igal juhul ta võimendab majanduslikku ilmajättu, sest üldiselt on inimestel heaks hakkama saamiseks ja ettevõtlikkuseks vaja niisugust soodsat sotsiaalset keskkonda, ümbritsevate inimeste toetust, ka selleks, et ettevõtlust alustada, et riske maandada. Ja sotsiaalsed suhted võiksid inimest aidata siis ka olukorras, kus majanduslikud võimalused on paigast, kus mingid teenused on puudu, aga kui need suhted ei tööta, on lahendusi ka väga paljudele muudele hädadele, teenusetõrgetele, erinevatele raskustele või kriisidele väga keeruline leida. Ja seda sotsiaalset ilmajättu näeb selgemini suhteliselt väikestes inimkooslustes. See ilmselt leidis aset tollal ka linnades, aga selgemini on seda näha, on võimalik kaardistada, mis siis ka minu uurimistöö 2000. alguses endast kujutas just nimelt sellistes pisikestes piirkondades, kus just niisuguses keskkonnas on selgemini nähtav, kuidas niisugused uued olud viisid paljud inimesed üha suurema enesesse tõmbumiseni teistest või siis vähemalt enamusest teistest küla või asula elanikest nagu eemale hoidmiseni ja lõpptulemuseni ka maapiirkondades lahkumiseni. Ja need, kes nüüd siis jäid kohtadele, sõltusid üha enam teenustest, mida vahendasid erinevad asutused ja institutsioonid ja seda just osalt seepärast, et kaaselanikelt abi paluda või seda neile ka pakkuda oli muutunud niivõrd keeruliseks, niivõrd ebamugavaks, nii et oli vaja nagu sellist institutsionaalset vahendajat, et need kaotsi läinud suhted ja nendega kadunu asendada. Nii et see sotsiaalne ilmajätt on panustanud sellesse probleemi, millega me siin praegu tegeleme ja ühe seda võimendava probleemi süvenemisse ehk siis maapiirkondade tühjenemisse. Ja selline lähim minevik on oluline sellepärast, et see kujundab meie tänast ja meie tulevikulisi võimalusi. Killustunud elanikkond ei moodusta kogukonda ja sellist olukorda pole väga paljudes piirkondades tegelikult tänaseni lahendada suudetud. Mõned teist juba ka mainisid, mõned esinejad mainisid natuke seda, kuidas mõnes piirkonnas on raskusi sellega, kuidas inimesed omavahel suheldud saavad või ennast väljendada suudavad ka omavalitsustele. Ja ometi me räägime kogu aeg, kuuleme kogu aeg kogukonnast, nagu see oleks kuidagi selles tühjenevas maapiirkonnas kuidagi enesestmõistetavalt olemas. Ja enne kui me erinevaid ülesandeid riigi ja omavalitsuste õlult saame lükata kogukonna õlgadele või isegi koostööd planeerida kogukonna ja omavalitsuse vahel, tuleks tegelikult kontrollida, kas koha peal on ikka tegelikult see nii-öelda kogukond ka olemas või on ainult silt sellest, me ainult räägime mingisugusest nähtusest, mida keegi tegelikult ei mõista, mis see on. Ja kui see kogukond meile siis eksisteerib sellisena, kellega siis tõesti saab suhelda näiteks omavalitsus, siis mis on selle sisu? Mulle kohati tundub, et kogukonna termin, mis 2000. aastate alguses on tegelikult tulnud positiivselt kasutusse, on tänaseks üle kasutatud. See on muutunud sisutühjaks ja maalib ka reaalsusest vale pildi. Ja see vale pilt on isegi omamoodi ohtlik, sest see tekitab ettekujutuse, et nendes tühjenevates asutustes või asulates elutseb selline elujõuline terviklik olend, keda nimetatakse kogukonnaks, kes siis mis tahes takistustega, mis ta teele veerevad, suudab toime tulla. Ja tegelikult ongi paljudes külades ja asulates selline, nagu ma kirjeldasin, kogukonna asemel on seal selline killustunud, üksteist mitte toetada suutev, tahtev ja oskav elanikkond. Ja sellises mittetoimivas kogukonnas pole võimalik päriselt oodata ja loota, et see suudaks luua või pakkuda mingeid teenuseid. Muidugi paljudel on võib-olla teistsugune kogemus, olete kohtunud väga selliste edukate kogukondadega üle Eestimaa ja see on väga positiivne.
aga ka niisugustes pealtnäha edukates kogukondades kipub asi olema sageli keerulisem, kui pealt paistab. Mina olen ka selliste kogukondadega kokku puutunud. Setomaa on üks selline erakordselt tubli ja tõhusalt toimiv piirkond, kus on vaieldamatult olemas nähtus, mida võib nimetada seto kogukonnaks. Sisuliselt on see siis seto kultuuri viljelev ja seda turistidele ja teistele külastajatele pakkuv niisugune osa rahvastikust. Ja seto kultuuri võiks nimetada omamoodi niisuguseks tahtlikuks ja teadlikult kogukonnaks. Me oleme teadlikud, mis on meie ühine identiteet, me oleme tahtlikult tegelema seto kultuuriga. Ja mina hendan seda seto kultuuri väga, ma olen ise laulnud leelokoorides, mängin karmoškat, suvitan sealkandis ja teen seal ka jätkuvalt uurimistööd. Ja uurija pilguga ma peangi tõdema, et Setomaal elab natuke rohkem rahvast kui need, keda me näeme kuningriigi päevadel ja mitte kõik nendest ei pruugi soovida ka seto kultuuri viljeleda. Seda oodata oleks natuke võib-olla nagu kui me loeksime inimest tallinlaseks ainult siis, kui ta eelistab kõigil pühadel ja pidudel keskaegseid rõivaid ja keskaegset muusikat. Nii et Setomaa areng on kippunud, on väga positiivne, aga see on kippunud olema kaldu nii, et seto kultuuriga mitte tegelev elanikkond on jäänud väga paljudest asjadest kõrvale. Tunneb ennast kuidagi natukene ebameeldivalt ja natuke vastaliselt aja jooksul ja kipub saama ka süüdistuse osaks, et nad on kuidagi oma kultuuri ja keelega ise hüljanud. Ja see tähendab ka tunnet, et huvi ja toetuse osaliseks saavad teised ja ülejäänud peavad kuidagi vaatama ise, kuidas nad hakkama saavad, et nad on kuidagi vähem väärtuslikud ja vähem olulised inimesed. Ja nende rõhuasetuste mõjul on osades piirkondades tekkinud kui siis kaks setomaad. Esimene, mis on nagu selline kultuuriliselt nii-öelda autentne setomaa ja teine, mida tituleeritakse mõnedes sõnastustes. Mõned poliitikud on ka inimestel soovitanud, kes näiteks kõiges ei valigi seto asja, näiteks vanematel, kes on valinud koolid väljaspool maavalitsust, teenuste ja koolide probleemidest rääkisite juba põhjalikult, on soovitanud neil setomaalt lahkuda, et nad pole nagu õiged seto inimesed. Ja selline kultuuri järgi kihistamine, eriti väikeses piirkonnas, ei jää lihtsalt kultuuriliseks. See muutub isiklikuks, see põimub igasuguste ilmajättudega, mis koha peal olemas on, ja lõpuks osutub see ka poliitiliseks. Ja niisugustel kõrvalejätmistel on ka tegelikult tagajärjed. Tagajärjed sellele ka nii-öelda edukalt kogukonnastunud osale piirkonna elanikest. Sellele, mida me kõik mida me tegelikult mõtleme, kui me räägime kogukonnast. Need, kes on päriselt ka koondunud ja võimelised omavahel suhtlema, aga ülejäänud on ka olemas ja täiesti nende piirkondade elanikud. Ja üks näide, vabandust, minu ukse taha on tulnud mingi karjuseltskond. 2017 aastal toimus Setomaal referendum, millega pidi otsustatama, kas rahvas soovib Setomaa valla loomist. Aga selleks ajaks oli päris palju neid, kes ei tundnud, et nende häält seto elu kujundamises oleks arvesse võetud. Neid ei olnud sellesse seto elu etendamisse kaasatud, nad olid pigem sellest kõrvale jäetud. Nad olid inimesed, kellesse suhtusse edukas seto kultuuri eliit ka sageli alustavad, nagu ma just kirjeldasin. See on muidugi palju keerulisem, kui siin praegu jõuab ülevaate anda. Aga igal juhul oli see seto kultuuri eliidi jaoks see referendumi eelne aeg päris murelik. Sest osad tollased Setomaa vallad olid arvestataval määral ühise Setomaa valla loomise vastu. Ja siit kaartidelt on näha siis ühe endise Võrumaa valla näitel, et siin on need kollased alad on siis need, kus enamus külast oli Setomaa valla loomise vastu. Ja see oli seto liikumisele kaunikesti suur oht, mida oleks võinud vältida, kui poleks algusest peale eristatud niisugusi väärikaid kultuurisetosid ja muud rahvast. Tekitades siis elanikkonna osa, kes ei tunne, et nad oleks saanud kuidagi panustada Setomaa loomisesse. Ja kes sellega seoses ei tunne, et nad tahaks juba seda loodut eriliselt ka hoida. Ja nii on see osa elanikkonnast ka positiivselt, poliitiliselt varmamalt valmis tegema valikuid, mis seda loodut pigem põlastavad, kui sellele ehitavad. Meil on praeguseks ikkagi niisugune üsna vastaline kohati Venemaa poole suunatud pilguga elanikkond kujunemas, mis ma arvan ei tekita muret ainult seto eliidile või sellisele kultuurikogukonnale, vaid natuke laiemalt. See on mingis mõttes ongi nagu tegelikult sarnane ka riigi tasandil toimuvaga, aga see on juba teine teema. Ehk siis teisisõnu, kogukond, mis jätab tegelikult paljud just kui ukse taha, on oht iseendale ega suudaks ilmselt keerulistes oludes ka kõigile vajalikke teenuseid adekvaatselt luua ega pakkuda.
Moraal nüüd võimekate kogukondade loomiseks, mis suudaks tagada niisugustel keerulistel aegadel teenuseid, on kujundagem kaasavaid kogukondi. Meid on ühelt poolt juba olemas teadlikud ja tahtlikud kogukonnad, nüüd tuleks neid siis utsitada kas või siis nende endi heaolu nimel olema ka kaasavad. Ja tore on see, et neid kaasavaid kogukondi võib näha, et nad on ühtlasi ka teadlikumad ja tahtlikumad ja keskenduvad olulistele eesmärkidele, sealhulgas siis ka näiteks kriisidest toime tulemisele ja nendeks valmistumisele. Aga mingite gruppide kõrvale jätmine ei ole ainult sellepärast halb, et see võib kätte maksta sellisele aktiivsele tahtlikule kogukonnale. Kui me jätame osa elanikest kõrvale, siis me raiskame ka inimpotentsiaali. Me jätame kõrvale oskuste komplektid, mida võib olla hädasti vaja just mingites keerulistes oludes, teenuste puududes, kriisides. On oma olemuselt, sest et nad elavad niisuguses piirkonnas väga nutikad hakkama saajad, isegi kui nad võib-olla pealtnäha on oma eluga mitmeti hädas. Meil on päris palju inimesi, kes oskavad parandada ja korda teha mida iganes majapidamises ja toime tulla tegelikult siis, kui kõik pakutavad teenused korraga kaovad. Ja neid inimesi kogukonna elust kõrvale jättes, nagu praegu sageli juhtub, neid ära põlates selle eest, et nad on näiteks ühtlasi ka pikaajaliselt töötud või alkoholiprobleemiga, mis on ka sageli selline probleem, mis tekib ja võimendab niisuguses keskkonnas, kus inimene ennast nagu sellise oodatu ja hoituna ei tunne. Ja selline ärapõlgamine tähendab, et nendes inimestes peituvad teadmised ja oskused ja potentsiaal jäävad vakka alla. Ja teenuste kadudes on vaja just erinevaid teadmisi ja oskusi ja mitte kõiki neid teadmisi ja oskusi ei kanna niisugune ontlik ja kõiges eeskujulik elanikkond. Ja kriisideks, olgu need siis lihtsalt teenuse pakkumise kriisid, aga ka erinevate tulevikukriiside ees, olgu see siis torm või lausa sõda, nendega saab ikkagi palju paremini valmis olla, kui me kõigi inimeste potentsiaali väärtustame, aga neid ka niisuguse ühise eesmärgi hakkama saamise poole suuname. Nagu me kuulsime, on vaja teadmist sellest, milliseid teenuseid ja kuidas kohtadel tarvis on, aga see teadmine sõltubki nii kogukonna olemasolust kui ka selle kogukonna terviklikkusest. Sellest, et see tõesti suudaks kõneleda võimalikult paljude eest. Ja osade inimeste kõrvalejäetus on siis suur oht nii sellele, et see kogukond püsida suudaks, kui sellele, et me mõistaksime, mis selles kogukonnas päriselt vajadused ka ikkagi on. Nii et enne kui me teenuseid saame kogukondadele üle anda, me peame suutma toetada neid kogukondi kaasavaks kujunemisel. Ja niisugused kaasavad kogukonnad sisaldavad ka märksa rohkem potentsiaali selleks, et tõesti luua erinevaid vajalikke teenuseid, mõista, mida on vaja, kuidas seda peaks edastama. Ja sellistes kogukondades on vaja oskusi, et koos otsustada ja süviti siis nagu tõesti analüüsida, et mismoodi erinevad otsused mõjuvad erinevatele gruppidele. Ja selleks on erinevaid omamoodi meetodeid, mille hulgas tõstaks esile praegu arutleva demokraatia, ka agonistliku demokraatia, arutlevad demokraatiad on Eestis kasutanud rahvakogud ja agonistlik demokraatia on niisugune keskkond, mis tunnistab konfliktide paratamatust arutlustes ja otsustusprotsessides ja püüab nendega siis nagu edasi minna. Nüüd igal juhul oleks sellist tüüpi nagu keskkondade arendamine üks samm, mida on hädasti vaja, et edasi liikuda. Ja see võib küll natukene tunduda selline suur eesmärk ja võib-olla keeruline, aga samas me näeme üha enam, et niisugust tüüpi kogukondi on üha enam kõikjal pead tõstmas. Paljudes maapiirkondades on ühtlasi olemas ka juba kogukonnahooned, mis on hästi oluline, et üldse hakata kogukonda tõesti siiralt looma, et me ei eelda, et see tekib ise, me peame seda ikkagi teadlikult looma, just selleks, et oleks võimalikult kaasavam. Nende keskkondade ristkasutus on üha levimas ja meil on olemas ka vähemalt mingisugune kogus inimesi, ükskõik kas nad on siis kohapeal sündinud või kusagilt tulnud. Ja nüüd on meil vaja leida need viisid, kuidas luua see keskkond, kus kõik ennast oodatuna tunnevad ja panustada saavad. Ja niisugusi ettevaatavaid või niisugusi tulevikku vaatavaid keskkondi on nimetatud ka etteloovateks kogukondadeks ja nende olemus sõltub vägagi kohapealsetest eripäradest. Ja samas on neil mõned ühised jooned, näiteks nad on enamasti väga teadlikud erinevatest võimalikest kriisidest ja ohtudest ja tegelevad nendega otseti, näiteks korraldavad ühiseid kursuseid esmaabiks või mõtlevad läbi, mis on veevõtukohad erinevates kriisides või siis ka haldavad nagu pikaajalisemad erinevaid ühiseid ressursse. Ja nendes etteloovates kogukondades ehk siis niisugustes
tulevikuks harjutada suutvates kogukondades on ka äratundmine, et need konfliktid on paratamatud, et nendega tuleb, ka nendega toimetulemist tuleb pidevalt harjutada ja üksteisega vastastikku arvestama õppida. Nad ei jäta kedagi kõrvale, nad on kaasavad, muuhulgas siis ka juba kirjeldatud põhjustel ja need kogukonnad ei ole ainult hetkeks, vaid nad on olemas pikaajaliselt inimesena siis kõigiks elufaasideks ja suudavad arvestada elu aluseks oleva looduskeskkonna kui ühe kogukonna osaga. Nii et kogukond on midagi palju enamat kui lihtsalt plaaster tühjenevate maapiirkondade probleemide lahendamisel ja teenuste puudumisel. Kui me kogukondadesse suhtume niisuguse nagu plaastrisse, siis me avastame, et see plaaster rullib aga muudkui haava pealt maha ja ei taha kuidagi aidata. Ja tegelikult suudabki inimene oma potentsiaali saavutada kõige paremini just kogukonna osana. Ja ühiskond suudab kõige paremini areneda selliseid kogukondi toetades ja arendades. Ja ma arvan, et ma olen peaaegu ajaga otsakorral, nii et ma siinkohal lõpetan ja jään lootma, et on mõned küsimused. Siin on üks näide sellisest väga toredast kogukonna hoonest Türil. Aitäh! Suur aitäh! Väga kohane tänasesse päeva. See sissevaade ühesõnaga sobitub väga hästi meie teiste teemade sekka. Ja ma korra kiiresti küsiks ise selle küsimuse, mis mind on jäänud vaevama rääkides paljude omavalitsusjuhtidega, et meil on väga palju omavalitsusi, kus kõik ei ela paikselt kohal, kus on palju suveelanikke, teise koduomanikke. Kuidas see kogukond sellisel moel, et kuidas seda kaasavat kogukonda, kas seda on siis raskem luua või kas see kuidagi muudab kohaliku omavalitsuse jaoks midagi, kes üritab seda kaasavat kogukonda ja sisemise hea sidususe infovahetuse kogukonda luua? See on hästi oluline küsimus ja mõnes piirkonnas, näiteks eriti Setomaal mõnedes kantides on see lainetamine on väga suur, et tõesti, eks ole, suvisel perioodil on inimesi nagu oluliselt rohkem. Ja üldiselt on vähemalt Setomaal kipub olema ka selle võrra rohkem igasuguseid üritusi, igasuguseid tegevusi ja kokkutulemise võimalusi. Nii et pigem on nagu võib-olla oluline see, mis toimub nende inimeste arvu plahvatuste vahel, et kas näiteks ka siis suudetakse neid suvitajaid kuidagi siduda ka väljaspool suvitusperioodi nende piirkondadega ja see nüüd oleneb väga sellest, kui kaugel inimesed nendest piirkondadest on ja nii edasi. Nii, nüüd midagi juhtus ühendusega. Ootame veel ühe hetke. Ka kogukondadega või nende külade ja piirkondadega omavalitsus suheldes peaks täiesti teadlikult seda ka sõnastama ja nagu leidma need niisugused sündmused või üritused, millega saaks neid inimesi sinna kokku tuua. Erinevad, just näiteks ka ikkagi niisuguse aastaaegade tsükliga seotud tegevused on väga selgelt miski, mida võiks kasutada, eks ole, suvisel perioodil on nii palju erinevaid tegevusi muude perioodidega võrreldes, et nendega saab alati haarata suvitajaid ikkagi juurde ja neid võimalusi on palju ja ma arvan, et see on ühest küljest on see nagu tundub niisugune probleem, aga teisest küljest see on võimalus nagu lisada tühjenevatesse kogukondadesse vähemalt mingitel perioodidel mingit uut elu ja energiat, mille abil kuidagi ülejäänud aasta jooksul võib-olla edasi liikuda, milleta võib seal elu natukene veel tröstitum kohati tunduda, eriti külades, kus tõesti jääb inimesi nagu väga-väga väheks, on ainult vanad inimesed. Mitte, et vana inimesed oleks kuidagi, minu meelest on see nagu natuke pseudoprobleem, et minu meelest vanema elanikkond on tohutu väärtus ja me võib-olla ei ole seda suutnud piisavalt nagu selgeks teha endale. Aga et sellest peaks nagu rääkima teadlikult. Et võib-olla ongi rohkem vaja omavalitsuste poolset niisugust teadlikku, läbimõeldud, suunatud suhtlust piirkondadega kõigi nende kogukonna aspektide teemal, et me võib-olla teeme seda praegu natuke liiga vähe.
Siin on 2 küsimust veel, ütleme need küsimused mõlemad järjest ära ja siis proovime kiire vastuse, et siis me veel kuidagi mahume 5 minuti piire. Suur aitäh väga ägeda ettekande eest ja mina olen perearstina tegutsenud siis Õismäel. Issand, üle 25 aasta ja ma saan väga hästi aru, kuidas minu kodukohas Muusikaküla, Ruilaküla, kuidas meil tekib see kogukond. Aga ma ei näe mitte kuidagi seda Õismäel ja mul on nagu küsimus, et samas on juba arengukavadesse näiteks vaimse tervise arenguga sisse kirjutatud, et peaks tekkima mingid teenused kogukonnast, aga ma ei suuda seda nagu aru saada, et kust kohast see ikkagi tekib. Et tookord ma küsisin ka professor Merike Sisaski käest, et kas see kogukond on peale võtta või sisse määrida, aga ta ütles, et see tuleb, et ma kasutan võimalust ja küsin, et millal see siis tuleb. Võtame teise küsimuse ka kohe ja siis saab korraga vastata. Aitäh loengu eest, tõesti väga hea. Minu laps 33 aastat tagasi sündis Kerbakülas, Meremäe külje all. Kujutame siis ette, et Meremäe kooli vastas üle tee, üks võõras ärimees paneb noka maasse, hakkab sealt midagi ammutama. Vallavalitsus on ühepoolselt ära otsustanud, et meil ei ole planeeringutega mitte midagi vaja. Te teate küll, millest ma räägin. Või siis tuleb mingi riiklik eriplaneering toimivasse kogukonda. Kuidas need asjad võivad mõjutada külakeskkonda, plussid ja miinused? Väga head küsimused. Nii. Ma alustaksin sellest viimasest, et ma arvan, et see ongi nagu see moment, mis võib olla põhjuseks, miks korraga inimesed tõesti leiavad silla üksteise vahel, kuigi nad võib-olla varem ei suutnud hinnata kõiki oma liikmeid ja tulevad selle nimel, et vastu astuda mingitele niisugustele soovimatutele muutustele selle nimel kokku ja avastavad ennast kogukonnana. Aga kuna ma saan aru, et mul on vaja kiiresti vastata, siis ma jätaks selle jätakski sinna, et ma arvan, et see on päris oluline. Et mitte, et seda peaks kuidagi positiivselt kutsuma, et toome endale probleeme, et siis tekib kogukond, et ei, aga et sealt võib vallanduda midagi niisugust olulist. Ja võib-olla siis sellest, kuigi ma väga kahtlen, et Õismäel on või tekib kogukond, niisugune, mis tõesti kõiki suudaks kaasata, aga et võib-olla ka siin on see, et mingid tüüpi ühised huvid või momendid, kus tekib suur muutus, võib korraga tekitada vähemalt vajadust kokku tulla, et väljendada oma meelt. Ja see võib olla ka see hetk, kus siis tõesti nagu teadlikult ligi astuda erinevate meetoditega, mis on täiesti olemas, mida arendatakse, kaasavuse sellesse korraga plahvatanud ühiselt millegiga tegelemise momenti. Aga ma panen oma suu siin kinni, et oma ajaga väga hätta ei jääks. Suur tänu, väga huvitav mõte. Loodetavasti Õismäe linnaosavanemal on mõned ideed, et millega siis seda niisugust inimesi mobiliseerivat seisukohavõttu või tegevust. Ja ma lisaks siia, et ülikoolis tegeletakse kogukonna arendamisega erinevatel viisidel, nii et soovitan pöörduda ka lihtsalt ülikoolide poole ja uurida. Aitäh! Suur tänu! Aitäh! See oli väga põnev, sel teemal võiks veelgi rääkida, aga hetkel aitäh teile, et täna meiega liitumast ja väga sobiv ettekanne meie tänasesse programmi. Suur tänu veel kord!